Loore, tubli Loore Lemlo, siis meie treenerite kollektiivi poolt valitud CFC aasta parimaks naiste 14 aasta vanuse klassi ratturiks. Ja põhjuseks on väga lihtne. Loore on väga tubli ja esindas meie koduvabariiki rahvusvahelistel Euroopa meistrivõistlustel maastikurattakrossis ja saavutas seal tubli 8. koha, mis on igati kõva saavutus. Kõige rohkem jäi meelde, ma arvangi, et see Itaalia Euroopa, et sõitsin seal hästi ja rada oli lae. Et meeldis täiesti ja on selline positiivne emotsioon siiamaani kõhus. Väga vahva. Aga igal juhul palju õnne sulle. Ja anname auhinna üle. Järgmine sportlane väga usinalt käib trennis, väga palju võistelnud, esindanud klubi ja oma vanuseklassis, noorte tüdrukute M12 vanuseklassis, siis CFC aasta parimaks ratturiks valitud. Taaskord siis treenerite meeldiva kollektiivi poolt. Mulle ei liiga rohkem see meelde, maantevõistlustel, et maantevõistlus on ägedad. Rohkem meeldib. Oli nagu uus kogemus sulle? Okei, väga vahva. Ja igal juhul palju õnne! Meie järgmist sportlast on esindamas tema isa. Sportlane on nii tegus, et temal nagu hetkel aega ei olnud siia tulla. Ta tegutseb hetkel nii kõrgel tasemel, et ta on päris kiired ajad. Ja Romet Pajur on siis noormehe nimi ja juunioritest siis meesjuunioritest aasta parimaks sportlaseks valitud. Põhjuseid ei pea kaua otsima, põhjuseid on mitmeid. Et siis noormees on klubist väljunud ja alustab oma peaaegu profikarjääri teed välismaal. Ja lisaks tema rohketele tulemustele nii Eestis kui väljaspool vabariiki on klubi väga uhke Romet üle. Ja lisaks sellele veel võiks öelda, et aasta parim sportlasele tiitlile otsusime, et Romet on aasta tegija CFC spordiklubis. Et sellised 2 väärikat auhinda. Ja küsime siis nüüd isa enda käest, et võib-olla ongi kõige parem isa, kes küsida. Mida ta poisist arvab? No kahtlemata poiss on ju tubli, aga kui me nende tulemuste peale me mõtleme, siis kui meenutan, mida me ise Rometiga oleme rääkinud, et mis nagu endale kõige rohkem nagu positiivseid emotsioone tagantjärgi tekitas, siis jah, kui nüüd tiitlivõistlustest Eestis rääkida, siis jah, XO kuldmedal, eraldustardi hõbe, grupisõidu pronks, et on loomulikult fantastiad tulemused, aga valgete teede rattaralli 3. koht oli ikka see, millest sai ikka tükk aega rääkida, et ta ei ole küll jah nagu tiitlivõistlus, aga see on nagu aeg, millel on Eestis kohal ju absoluutselt kõik maanteeprofid. Ja võtta sellises konkurentsis 3. koht oli ikka äraütlemata äge, eriti kuulata neid kommentaare, et kui muidu jutustas, et sõdisin seal mingil postal selle poisiga, siis sellest võistlusest jäi meenutama hoopis teised nimed, et kanks pani paugu ja keegi järgi tõmmanud, mina tõmbasin. Ja küll taarake selja taga oli raske, et neid muljeid oli hoopis midagi muud kuulata. Ei, see on väga hea kuulda, et me ei vaata mitte protokolli numbrit tihti peale, et me vaatame seda, kellega koos võidu sõidad. See ongi õige. Ja siis loomulikult poisiga koos hiljem MM-i järgi vaadata koos tema enda poolsete kommentaaridega. Sealt tuli jah, küll 11. koht, aga ikkagi peagrupis. Lühidalt ma julgeks öelda neid tulemusi ja siis loomulikult see profiklubi, et see on nagu veel kiiresti tordil siin hooaja lõpus, et kui nüüd välja öelda, mis klubis on, siis on Bora Hansko järelkasvu tiim ja tiimi nimeks on tiim Auto Eder, kus siis Romet järgmine aasta hakkab taas häid kohti püüdma. Super! Palun! Taas kord neiude juurde, siis vanematest neiudest, naisjuunioritest otsustasime aasta sportlaseks
aasta ratturiks valida Karolin Tammsoo. Ja põhjus väga lihtne on XCO Eesti meistrivõistluste medalikoht. Et maastikurattureid ei ole kõige rohkem ja kui keegi maastiku peal sõidab ja selle vaeva ära näeb, et see on igati klubile suur au. Et väga vahva. Aga äkki räägid endast ka natukene hooaega meenutades, et mis sul enda, äkki ei olnudki see võistlus, mis sul kõige rohkem meelde jäi? Mõeldes tagasi, võib-olla hooaeg ei olnud just minu endale kõige... Ta oli hea, ta oli heade tulemustega, aga võib-olla mitte minu enda jaoks piisavalt hea. Samuti oli see suur kukkumine, mis tõid palju tagasilööke, kuid XCO üldliidri koht oli ikkagi ära õnneks. See oli ilmselt üks eredamaid momente sellel hooajal ja teine ere moment oli kindlasti Haanja 100 läbisõitmine. No just, et sellised suured pingutused jäävad ka tihtipeale meelde, et Haanja 100 on tõepoolest üks kõvemaid ja raskemaid võistlusi maastikurattu võistlusest. Aga palju õnne sulle! Jõuluvana, keda siis esindan mina täna, annab üle auhinna siis jalgratturitest naiste U23 vanuseklassile, kelle hulgas siis valisime parimaks Karol Kuskmani. Et ma ise laustaks sind lühidalt kui sellist väga-väga aktiivset, kes on väga palju tegelikult võistlustel käinud ja poodiumi kohti tuleb. Ja ütleme, et see klubi esindamine selline igal pool ja see on nagu, ütleme, et sellises vanuseklassis, mis juba läheb 18 eluaastast edasi, kus väga paljud kas lähevad tööle, lähevad õppima, et hakkavad nii-öelda vaikselt mõtlema, et kas sõidan enam edasi või mitte, siis sina oled väga tublit jätkanud ja nagu sa näed, et kui võidu sõidad, siis ka medalid tulevad ja tulemused tulevad. No ma arvan, et kindlasti filtri maanteekarikasarja üldvõit ja ka temposõidu üldvõit. Et tegelikult hooajale vastu minnes ma ei arvanud, et ma selle reaalselt nagu võin ära võita, aga mida hooaja keskel poole läks aeg, siis see tundus aina rohkem käega katsutav ja ma mõtlesin, et kui ma juba alustasin, siis ma viin sellega sama hästi lõpuni, nii et ma jätkasin väga heade tulemustega ja lõpuks see poodiumi koht ka siis tuli. Järgmine aasta jätkad? Ma arvan küll jah, vähemalt siiamaani olen ma tööd teinud ja kavatsen jätkata. Lubadusi välja pressida. Aga jah, plaan on küll jah. Ei, kindlasti. Aga väga vahva, kule. Aitäh! Meeste U23 vanuseklassis klubi parimaks. Taaskord selline keeruline iga, kus ei sõideta enam tihtipeale nii tublisti ratast ja ei võistelda. Aga Rando Martin Evendi, kes siis meie poolt valituks sai, on tõestanud vastupidist, et ta on sõitnud medalitele nii siis XCO Eesti meistrivõistlustel kui teatekrossis korraliku panuse tiimi andnud ja väga paljudel teistel meistrivõistlustel ja üldse väga selline aktiivne võistleja, kes on pigem siin treenerina üritanud teda pidurdada, natukene isegi vähem aeg-ajalt võistlust osaleda, et kõik kohad ta on ilusti läbi käinud ja klubi igal pool vahvalt esindanud, nii et Rando, räägi ise, et mis võistlus sinule endale kõige rohkem üldse meelde jäi? Või mis seik hooajast? Ei pea alati võistlus olema. Hea küsimus, sellepärast et väga palju eredaid hetki oli, aga võib-olla isegi selle aasta esimene ebaõnn maratoni ajal, et parem poolt nagu seda juhtunud, loodetavasti rohkem juhtu ka. Et kus mul siis ühel võistlusel tõesti esimest korda pidin nagu katkestama tehnilise vea pärast. Et kui rehv on mõnikord täin, saan ära parandada, aga seekord läks käiguvahetaja läks pooleks. Et sinna ei andnud midagi teha, kui sai 8 kilomeetrit tõukeratast sõita. Et siis mul tekkis tõeline austus nende vastu, kes seda Tartu rattamaratoni 90 kilti tõukavad läbi. Jah, ma võin öelda isegi, et Haanja 100 ka läbi tõugatud, nii et on inimese erinevaid. Et see siuke halb pere mälestus nii-öelda. Ei peagi alati positiivne. Ega hetkooajast ei peagi alati positiivne olema, võib ka täitsa vabalt negatiivne olla. Aga igal juhul palju õnne sulle ja jätka samas vaimus ja tuli. Ja M12
CFC parim noor oli Uku Järv. Tubli võitleja. Mis su parim? Mis see kõige paremini meelde jäti? CX. Mis see oli? CX. Tsüklokross. Nii. M14 parim Rikko Tammepuu. Mis see eredam mälestus oli? Itaalia, Euroopakad, MTB-s. No tuli võist. Nii, ja praegu on... Nii, Maria. M16 parim. Palju õnne. Milline kuldmedal kõige paremini meelde jäi? Eraldistardi. Eraldistardi kuld. CFC parim seenior Alar Nigul. Kust see tuli äkki? Tuli esitused, mis oli nii-öelda meelde jääb sündmus ka? Tsüklokrossi hooaeg. Jube ja muidugi ega see maantees teine koht, see jäi napilt teiseks. See oli esimene pool võtnud. Järgmine aasta uuesti. Järgmine aasta uuesti.